Eelmisel nädalavahetusel sai korraldatud üks maraton, jooksin ise ka kaasa. Räägin tagasivaatavalt veidi, kust see idee tuli ja kuidas jooks täpselt läks. See idee sai alguse kevadel, kui siin kõik saalid kinni pandi. Alustan täna maratoni treeningkavaga. Ma olen ühekski maratoniks veel nii põhjalikult valmistunud, aga praegu on riigis eriolukord, COVID-19. Siis keskendusingi puhtalt jooksule. Mõtlesin, et sellel aastal davai, jooksin enda elumaratoni ära. Võtsin 3:30 eesmärgiks maraton ära joosta. Siis hakkasingi kevadel siin vaikselt koormust tõstma. Lõpuks jooksin siin 4 nädalat järjest 100 kilomeetrit pluss nädalas. Davai, teeme 3 maratoni 1 nädalaga ära. Ja siis juuli lõpus siin kuskil tuli otsus. Tallinna maraton jääb laivis see aasta ära. No, ma oleks enda rekordit ilmselt ikkagi läinud püüdma, pool aastat trenni juba tehtud. Aga rekordit minna püüdma virtuaaljooksul üksinda, ilma igasuguse toetuseta. No, ütleme nii, et väga raske oleks olnud ennast tundida, nii et saigi väikene kamp kokku aetud, endiselt turvaliselt, aga nii, et me kõik saime üksteist toetada. Raja ääres ka toetusmeeskond, teeninduspunktid, kõik jutud. Aga mis tunne rajal siis oli? Kell 12 andis Väike-Maarja vallavanem stardi, panime minema esimesed kilomeetrid 4:20, 4:30. Keskmist tempot pidi hoidma alla 5 minuti kilomeeter. Panime siukse tempoga minema. Algus oligi 1,5 ringi kolmekesi koos. Lauri Valdmaa, üks kogenud jooksja, mina ja veel üks kohalik poiss, Tanel Kümnik. Tanel jooksis päris esimest maratoni. Vaatame enne poolt maad, enne poolt maratoni. Tanel hakkab niimoodi tempot kerima. No, lasime tal ees minna. Ega ei oleks jõudnud kaasa ka võtta temaga. Tempo oli nii metsik. Esimene pool maraton, see oli juba isikliku rekordiga. Tund 36. 2 ringi oli veel minna. 3. ringil jäi Lauri minust ka veidi maha. Ei olnud temal ka kõige lihtsam päev. Rajal oli üks selline vastutule lõik üle põllu otse vastu tuult. See oli seekord kordades raskem kui ükskõik milline tõus. Aga kõigil võrdsed tingimused. Tempo oli stabiilne siin enam 20-30 kilomeetrini. No pluss miinus 4-50 kilomeetrist. Siis vaatasingi, okei, nüüd vaja ainult lõpuni vastu kesta. Viimasel ringil jalad hakkasid veidi jalgu jääma juba. Siin küll põlved läbi, küll puusad läbi. Vaatan 5.15, 5.20, 5.24 on üks split isegi. Vaja lõpuni vastu kesta. Aga see on mingi 2 kilomeetrit lõpuni jäänud vist siis. Väike-Maarja päästekomando elas kaasa seal. Siis sain aru, et davai, tuleb ära. Lõpusirgi oli juba mega seal juba feelingu pealt. Perekond toetas, tuttavad toetasid. 3.25-27 üle finiši. Parim feeling. Kodus nii hea joosta, lõpus omad poputasid kõik. Tanel muidugi 3.13, esimene maraton, ulme aeg. Tõeline tšempion vend mul. Otsustas mingi 2 nädalat varem. Tuleb, teeb selle hulluse kaasa. Ilma väga suure treenita tuli ka väga edukalt lõpuni. Aga siis hakkaski emotsioon tulema. Kõik ületasid ennast. Kõigil oli ülivinge päev. Äge, et korraldasid. Emotsioon oligi mega, sellepärast, et kõik ületasid ennast. Ma tahtsingi tänada
kõiki, kes osalema tulid ja kõiki, kes korraldada aitasid. Ema, isa, vend, onu Arli, perekond Klaan, perekond Urbased, Altküla tüdrukud, tädi Kai kohvikus aitas kaasa, Indrek andis stardipaugu, Urmas Paajärv, kirjutasin neile Antro Centerisse, kuule oleks võistluskella vaja. Vastab mulle, tuleme teeme kogu täis ajavõtu, ära pabista, lõpuks jooksis ise ka kaasa veel. Sponsorid muidugi, kes vinge üllatuspaki kõigile osalejatele kokku aitas panna. Tallinna maratoni korraldusmeeskond, Physioline Icepoweriga, Müntgrupp, HK Scan, Valio, Tanker, Honeypower, Medpoint, Grillers, Fun Rent, Georgi söögituba, ruutmeetrid kinnisvara ja perekond Niinemetsad, kes mingi megasuure telgi laenasid meile. Päris crazy idee oli küll enda koduaeda mingi metsik telk püsti panna, maraton korraldada. Aga see, kuidas kõik kaasa tulid, kes korraldada aitasid, kes jooksid, see oli lihtsalt mega. Nii et september on maratoni kuu, veel jõuab. Mine tšeki Tallinna maratoni kodulehelt. Maratoni kombo peaks kõigile olema jõukohane. Ja nüüd ma käin korterit ka näitamas. Särk on seljas. Uute eesmärkideni. Tšau!